Tere head kuulajad ja vaatajad. Meie siin jälle Jaaniga teie juures või teie ees või teie peas, kõrvades, kus iganes. Igatahes oleme tegemas oma järjekordset piiblisaadet ja eelmine kord me katkestasime suhteliselt ootamatult, et võis tekkida küsimus inimestele, et miks nad nii ruttu ära lõpetasid, et oleks võinud edasi rääkida, aga eks teinekord tehnika on see, mis meile ütleb, kui kaua me võime rääkida ja kui kaua me ei või rääkida. Täna ma loodan, et me võime rääkida täpselt nii palju kui vaja, aga me jätkame käskude teemaga ja me läheme siis 8. käsust edasi, sest viimases saates 7. käsuga me lõpetasime. Nii et me läheme siis 10 käsu viimaste käskude juurde. Tere, Jaan! Tere! No nii, me oleme siis 8. käsu juures. Kui ma siit piiblisalmidest vaatan siit piibli järgi, siis me oleme 2. Moosese raamatu 20. peatüki juures ja 16. salm ütleb, sa ei tohi tunnistada oma ligimise vastu valetunnistajana. Me teame, et meie kiriku õpetuse või ütleme siis ka katekismuse järgi siis öeldakse, et sina ei tohi anda valetunnistust oma ligimise vastu. Ja see on siis veel laiendatud, et mitte ainult valetunnistust ligimise vastu, vaid üleüldse valetada, nagu ei ole päris ilus ja sobilik tegevus, kui mitte öelda, et see lausa patt on, kui sa nagu valetad. Kuidas seal Vanas Testamendis, kas need põhimõtted on samamoodi? No Vanas Testamendis on küll niimoodi, et valetamist seal otseselt ei keelata. Uues Testamendis, no ilmselt realistlik arusaam on neil selles mõttes, et inimene paratamatult ühes või teises olukorras valetab ka teadmatult. Aga Uues Testamendis on küll Efesuse kirjas näiteks, seal on manitsus selle kohta, et jätke maha vale. Nii et kristlikus koguduses valetamist tauniti, aga Vanas Testamendis selle käsu algne mõte oli ikkagi väga kitsalt seotud kohtupraktikaga. Ja mida on oluline teada on see, et kohtusüsteem nägi välja hoopis teistsugune kui tänapäeval. Ei olnud vaja selliseid asitõendeid inimese süüdimõistmiseks nagu tänapäeval, seda eeldatakse. Ja tegelikult inimeste tunnistused olidki need, mis otsustasid. Ja kui ikkagi mingisuguse inimese suhtes oli mitu inimest, kes tunnistasid, et nad on kindlad selles, et ta on midagi lubamatut teinud, inimene võis küll tagasi ajada, aga seda peeti nii kaalukaks, et selle põhjal võis kohtuotsuse langetada. Ja see kohtuotsus võis olla ka surmaotsus. Ja, nii et tegelikult mõnes mõttes, mina olen toonud teatud aja jooksul ka selliseid paralleele, et teatud mõttes selline valetunnistuse puhul ka, kui mingitel aegadel ja ma ei tea, kas tänapäevani välja Ameerika Ühendriikides, kui inimesed astuvad tunnistaja pinkis, panevad käe viiblile ja tunnistavad rääkida üksnes tõtt ja ainult tõtt. Ja selle puhul oli, kui mu mälu mind ei peta, siis samamoodi see mõte, et just nimelt, et kui sa lähed kohtu tunnistajaks ja tunnistad valet näiteks süüdimõistetava suhtes, et siis sind tabab Jumala karistus. Ja see oli nii, kuidas ma ütlen, siis hirmutav, et tegelikult täiesti usuti, et kui ikkagi tunnistaja ütleb, et see oli tõesti nii, siis seda võeti kui puhta kullana, aga ilma asitõenditeta ja mingisuguse ajahetkel võiski inimene süüdi tunnistatud saada lihtsalt selle pealt, et olid neid, kes ütlesid, kontrollida, kas oli valetunnistus, mitte ei olnud, aga siis see hirm nagu hoidis eemal. Kas Vanas Testamendis siis ka see teadmine Jumala viha ees käskude eksimise vastu ka siin ikkagi oli? Ei, ta kindlasti on olemas ja tegelikult see sama vannegi Jumala nimel, et see on seal ka oma süütuse tõestamiseks olemas täiesti teatud kuritegude puhul. Kas valetunnistuse puhul saabki lihtsalt ütelda, et on see, et kui sa tunnistad kellegi suhtes seda, mis selle inimese suhtes ei ole tõde? No sisuliselt küll, aga käsu algse tähenduse puhul me peame lihtsalt arvestama sellega, et ta ei olnud mõeldud mitte inimese hea nime hoidmiseks, vaid ta oli ikkagi tema, ütleme siis, isiku kaitseks otseselt selles mõttes, et see karistus võis ju olla, eks ole, mingi ihunuhtlus, see võis olla surmanuhtlus isegi, sõltuvalt siis kuriteo raskusastmest. Aga üldiselt vana ja karistussüsteem oli suhteliselt range, surmanuhtlust rakendati palju erinevate süütegude eest ja selles mõttes ka inimese elu säästmine ikkagi siin oli oluline. Aga hiljem on muidugi selle käsu tähendust tõlgendatud laiemalt, nii nagu Luther seda teeb,
ja ega see vale põhimõtteliselt ei ole, et kõikide käskude puhul, et neil on mingi algne tähendus, siis on juudi traditsioonis kujunenud mingisugused tõlgendused selle kohta, siis Uues Testamendis ja sealt edasi tegelikult kiriku pärimuses ja teoloogia ajaloos on ju vanu käske tõlgendatud ikka jälle uutmoodi. No võtame kas või selle tapmise käsu, me vist rääkisime ju sellest, et on ju olnud inimkonna ajaloos pikk periood, kus surmanuhtlust peeti millekski täiesti loomulikuks ja ka Euroopas näiteks erinevate riikide seadusandluses surmanuhtlust ei tõlgendatud kuidagi vastuolus olevaks selle tapmise keeluga. Ehk siis teiste sõnadega see tapmine, mida seal oli mõeldud, oli ikkagi selline omavoliline tapmine, et lihtsalt inimene läheb ja tapab oma vihamehe või kellegi, kellelt ta midagi röövida tahab, aga riigil, võimukandjatel oli õigus surmanuhtlust langetada ja läide viia. Seda ei tõlgendatud käsu rikkumisega. Ja samuti ka sõduritele käsu täitmine, lahingus minna ja kedagi tappa oli täpselt samasse kategooriasse minev, eks ole. Ja täpselt, aga siin on asi muutunud ikkagi väga selgelt 4. sajandil, et kui ikkagi selle ajani oli kristlaste hulgas selline käsutõlgendus levinud, et ei tohi mingil juhul elu võtta mitte üheltki inimeselt, sõjaväe teenistuse puhul oli see ka probleemiks, et kristlikud sõdurid ei saanud enam oma põhitööd teha. Aga 4. sajandil muutus, kui tekkis riigikirik, siis võeti see õiglase sõja teooria omaks kiriku poolt ja vastupidi, et need, kes näiteks sõjaväeteenistusest kõrvale hoidsid, näiteks väitega, nad tahavad mungaks hakata, neid karistati kiriklikult selle eest. Ja varases Bütsantsis oli see niimoodi. Ja hiljem ju, eks ole, taas see surmanuhtluse mõte on 20. sajandil. Just sellisest, ütleme, aukartuse elu eest tingitud filosoofiast, kui Schweizeri mõistet kasutada, uuesti ju kristluses üles kerkinud ja on hakatud põhjendama jällegi surmanuhtluse kaotamist või seda, et surmanuhtlust ei ole enamikus ju riikides meil siin, on ikkagi kooskõlas selle tapmise keeluga, just nii, nagu see piiblis on. Nii et näide sellest, kuidas ikkagi see käskude tähenduse tõlgendamine on muutunud ajas. Ja selles mõttes on väga huvitav alati ka sellel peale vaadata, et just nimelt, kuidas me ka seda mingid asju endale teadvustame, mõtestame ja siin võiks öelda, et võiks vahel reklaami teha, et kes meid vaatate, et siis võite vaadata ka e-kiriku kaudu on olemas üks jutusaade, kus mina, Robert Punder ja Toomas Nigola räägime erinevatel teemadel ja üks viimane teema, mida me oleme alustanud, on seotud moraaliteoloogiaga ja selle moraaliteoloogia kontekstis on samamoodi näha tegelikult neid dünaamikeid, mis aja jooksul on, kuidas on need asjad nagu muutunud ja sellepärast ka nii-öelda moraali ja teoloogia ja eetika küsimustega tegelikult kirik tegeleb ju pidevalt ja jätkuvalt, mis on paratamatus, sest ühiskond ja maailmapilt mõnes mõttes me ümber on pidevas muutumises. Ja tulevad uued probleemid, mida piibli ajal ei olnud, et selles mõttes nagu see käskude, ma ei ütle isegi muutmine, vaid kohandamine. See on nagu täiesti mõistetav. Ja selles mõttes selle kohandamise puhul on hästi vahva nagu ütelda, et näiteks mina võtsin üle hulga aja lahti ühe väikese raamatu, mis on paljudele tuttav ja selleks on Martin Lutheri väike katekismus ja ma ikka õpetan leerilapsi ju samamoodi, räägime käskudest ja sellest tulenevalt. Ja ma olen alati millegi pärast vähemasti viimastel aastatel kogu aeg rääkinud käskude kontekstis sellest, et mida tohib ja mida ei tohi teha. Ehk siis, mis on nagu keelud, et mis on eksimused, kui sa selle käsu suhtes nagu tegutsed. Ja näiteks selle sama valetunnistamise käsu puhul, ikkagi me räägime sellest, et me ei tohi nagu valetada ja ei tohi kellegi kohta valetunnistust anda ja ei tohi kedagi taga rääkida ja kõik see, mis ka selles ilusas Martin Lutheri väikese katekismuse 8. käsu seletuses on, aga siin on ka üks teine pool ja ma kasutan, kuigi me oleme nagu piibliraamatus, aga ma siiski loeksin selle seletuse ette, sest minu meelest on see päris kõnekas ja siin öeldakse nõnda. Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et me oma ligimese peale ei tunnista valet, teda ei reeda, keelt ei peksa ega tõsta tema peale laimu jutte. Ja nüüd pange tähele, kuulejad. Vaid, et me teda vabandame, räägime temast head ja kääname kõik asjad hea poole. Ehk siis küsimus ei ole mitte ainult selles, et selle käsu seletuse puhul, mida me ei tohi teha, vaid siin öeldakse ka väga selgelt, mida me nagu peaksime sellistel juhtudel tegema, ehk siis sellisel juhul, kui keegi tuleb
tuleb kedagi laimama, siis peaks tegelikult sellele vastu astuma ja vastupidi, pöörama selle heaks selle inimese suhtes, keda laimatakse. Ja kõikide nende käskude puhul on tegelikult selline mõttekäik nagu kaasas, et jah, Vana Testamendi Moosese seaduse puhul ilmselt sellist tõlgendust me vist ei kohta, kuskil edaspidi ka, aga katekismuses on see igatahes olemas ja minu meelest tasub seda meeles pidada, et mitte lihtsalt me jätame mingid asjad tegemata, vaid me püüame ka rohkem teha head, kui ainult halba mitte teha. Ei, see on väga hea lähenemine, selles mõttes see on umbes nii, nagu eks ole, Erich Fromm eristab vabadust millestki ja vabadust millekski. Ja. Et nendel käskudel tõepoolest Luteri tõlgenduses on ka positiivne pool ja võib-olla selline lähenemine tänapäeva inimesele jõuab rohkem kohale, kui ainult ütleme rääkida sellest, mis on keelatud. Jaa, kindlasti. Noh, kuigi ütleme, et Martin Luther on kirjutanud sellest juba, eks ole, pea 500 aastat tagasi. Aga noh, okei. Lähme 9. käsu juurde. Ja 9. käsk ütleb meile siis seda ja siin on nüüd see, mis tuleb nagu selgelt teha vahet, millest me ka oma esimeses saates, kui me käskudest rääkisime, kõnelesime. Nimelt esimene, et see, kuidas käsud nagu jaotuvad ja kui näiteks piibli järgi võtta, siis on need 2 käsku koos, ehk siis see on see, et mis on seotud himustamisega ja teises Moosese raamatu 20. peatüki 17. salmis on öeldud, sa ei tohi himustada oma ligimese koda, sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on. Ja kui me siis võtame Martin Lutheri katekismuse lahti, siis on need käsud jagatud 2, ehk siis 9. käsk on sina ei tohi himustada oma ligimese koda ja 10. käsk on sa ei tohi himustada ligimese naist, sulast, ümmardat, kariloomi ega midagi muud, mis on tema oma. Nii et me käsitleme neid käskusid siin koos, on siis himustamine. Jah, ja samas see, et nad siin niimoodi eristatud on Lutheri poolt, ei ole ka nagu päris juhuslik, vaid ta ikkagi ilmselt lähtub sellest, et inimese elupaik on oluline selleks, et inimene väärikalt elada võiks, peab tal olema oma elupaik ja sellepärast ta selle eraldi esile toob. Aga põhimõtteliselt selle käsu, ütleme siis selline põhisisu on tõepoolest tervik võrreldes nende järgnevate asjadega, mida nimetatakse. Et siin on nagu eristatud, ütleme tollases mõistes, me räägime piiblimaailmast praegu, on eristatud kinnisvara ja vallasvara, ehk siis see koda või maja on siis kinnisvara ja kõik see järgnev, mis loetletakse, on vallasvara, nii võõrastavalt, kui see ka meile ei tundu, seal on ka naine, eks ole, aga niimoodi seda vanal ajal mõisteti. Ja selle himustamise käsu puhul minul aegalt tekib tunne, et mina võiksin hea meelega selle käsu panna nii, nagu on see ilus kuldne käsk või kuldreegel, nagu öeldakse kristlastele, et sina pead armastama Jumalat ja ligimest, eks ole, siis ma paneksin sinna veel ühe lause juurde, et sina pead loobuma kõigest himustamisest, sellepärast, et minu arust kõige suurem osa pattusid hakkabki peale sellest, et tekib mõte, tekib himu, tekib tahe ja selle pealt hakkavad inimesed eksima. Jah, ja eks ta on selles mõttes ka, ütleme, psühholoogiliselt väga sügav, et igasugused väärteod ei alga ju selle teo sooritamisest, vaid ennem see toimub ikkagi mõttes. Inimeses tekib mõte seda teha, otsib mingeid õigustusi sellele ja alles siis tuleb tegu, et need asjad on seotud oma vahel. Ja kui siia juurde panna, eks ole veel Jeesuse mäejutlus, kus ta väga radikaalselt tõlgendab Moosese seadust, siis see on täiesti mõistetav. Jaa, kas me saame öelda, et me oleme selle 10 käsku peaaegu et nagu ära lõpetanud, aga sellega ju tegelikult, kui me nüüd räägime, siis ega see teise Moosese raamatu puhul tuleb ikkagi väga selgelt öelda, et kui neid lehekülgi edasi lapata, siis siin neid käskusid ja korraldusi tuleb tegelikult veel peatükkide kaupa. Et isegi põgusal sirvimisel, kui siin vaadata, näiteks siin on isegi antud sellised, ma loen nüüd lihtsalt pealkirju, et kuulajal vaatajal oleks natuke lihtsam, et näiteks seadused looma poolt tekitatud kahjude kohta, seadus süütegude hüvitamise kohta, kõlbluse ja usuelu seadus inimeste vaheliste käitumise kohta ja siit
siit nii edasi, nii et kuni siis 3 seatud püha juurde välja ja lepingu kinnitamiseni ja nii edasi, ehk siit võiks öelda, et seadused on päris mitu lehekülge. Ma tean, Jaan, et sinul on üks lemmik koht selle seaduste kirjutamisel on ühe loomaga seotud, mida ei tohi süüa või keda ei tohi süüa. Et see on niisugune huvitav, mida sa ikka aeg-ajalt tuletad meelde käsuseaduse juures ja see on Kaljumäger. Kaljumäkker ei tohi süüa. Ei tohi. Nii nagu kaabelit ei tohi süüa, jänest ei tohi süüa ja neid loomi tegelikult on veel. Ja Vanas Testamendis on väga selgelt määratletud, milliseid loomi tohib süüa, milliseid ei tohi süüa. Ja me võime küll, eks ole, Luteriga olla nõus selles mõttes, kui ta ütleb, et kogu sellest Moosese seadusest on ainult 10 käsku mõeldud kristlastele, et kõik teised on omal ajal antud juutidele ja nende kohta ainult nad kehtivad ka. Aga kui me ajalooliselt vaatame, siis see päris niimoodi ei ole. Ehk siis teiste sõnadega me peaksimegi nüüd natukene rääkima lõpetuseks üldiselt seadusest või käsust ja selle suhtest evangeeliumiga, millest me oleme ühes varasemas saates ka eraldi rääkinud. Aga siin võib natuke meelde tuletada üht-teist ja mõni aspekt võib-olla jäime ka rääkimata tollal. Aga enne kui sa selle juurde lähed, siis ma ütleksingi, et tegelikult ju siin on ka päris palju selliseid, mida kindlasti tasub lugeda, et näiteks siinsama see seadus inimeste vaheliste käitumise kohta, siis ma ütleksin nii, et nii mõnigi inimene, kes täna teistega suhtleb, võiks neid punkte lugeda kas või selleks, et mõtiskleda selle üle, et mis siis lõpuks on hea ja mitte isegi suhtes inimese, mitte suhtes Jumalaga, vaid just nimelt, et mis aitab suhteid nagu hoida. Nii et siin selliseid häid juhiseid on antud. Aga nüüd, Jaan, ole hea. Ja ma arvan, et me võiksime tegelikult veel ühe saate teha natuke nendest teistest käskudest ka. Me ei räägi loomulikult need kõik ära, neid on liiga palju, aga valikuliselt võiksime natukene rääkida siiski, mis puudutab toidueeskirju ja mõningaid asju veel. Aga mida ma tahtsin öelda on see, et see arusaam, et näiteks toitu puudutavad eeskirjad ei kehti kristlastele, nagu Luter seda ütleb, see ei olnud varases kristluses üldse nii endast mõistetav. Ja küllaltki palju oli ikkagi neid, kes olid selles küsimuses teist meelt. Ja kui me loeme apostlite tegude raamatut, kus seal toimub apostlite nõupidamine Jeruusalemmas ja siis sõnastatakse apostlite dekreet, siis otsustatakse ju seda, eks ole, et need paganad, kes saavad kristlasteks, ei pea ühesõnaga võtma enda peale kogu Moosese seadust, aga on siiski teatud käsud, mida nad peavad järgima ja üks on, nad peavad hoiduma vere eest. Ja vaat see vere toiduks tarvitamise keeld, mis on siis nende toidu eeskirjade hulgas olemas, ongi see, mida siin mõeldakse. Muuseas, hiljem on tõlgendatud tegelikult varases kristluses seda kohta juba teisiti. Ja seda on tõlgendatud tapmise kohta käivana, et kristlane ei tohi verd valada, aga me saame aru, et algtekst mõtleb ikkagi vere toiduks tarvitamist. Ja me teame seda, et varases kristluses oli väga palju neid, kes seda järgisid. Ja näiteks Tertulianus kirjutab ühes oma traktaadis sellest, et kui paganad tahtsid välja selgitada, kes on kristlased, siis üks selline nende proovile paneku asi oli see, et neile pakuti verivorsti ja need, kes ei söönud, need olid kindlasti kristlased ja siis oli võimalik ühesõnaga juba edasi nendega toimida nii, nagu taheti. Nii et üks selline asi, millega siis need kristlasi nii-öelda eristati või tõmmati vaipi ja jalgalt ära. Ja kuigi arvatakse, et kusagil 40. aastate lõpul see toimus jah, siis Jeruusalemmas selline kirikujuhtide nõupidamine, tollaste kirikujuhtide nõupidamine, mida nimetatakse apostlite nõupidamiseks, sest mitmed apostlitest olid seal ja ka Paulus külastas seda. Siis seal põhimõtteliselt küll lepiti kokku, et ei pea laskma mehed ennast ümber lõigata, kui nad kristlasteks hakkavad. Samas näiteks on üks kristlik kirik, väga vana kristlik kirik, mis tänaseni on säilinud, kus seda praktiseeritakse. See on Etioopia ehk Abessiinia kirik Afrikas. Nii et seal on see säilinud. Ja siis ka see, et kõiki Moosese seaduse käske keelde ei pea järgima. Aga nüüd, kui me loeme näiteks Pauluse kirja galaatlastele, Galaatia kogudustele, siis seal on ju väga selge see, et sinna on tulnud mingisugused misionäärid väljast poolt. Nad ei ole juudid, vaid juudi kristlased päris selgelt ja nemad nõuavad siis kogu Moosese seaduse täitmist.
Ehk siis teiste sõnadega nad kas ei ole teadlikud sellest apostlite otsusest või ignoreerivad seda teadlikult, enamik eksegeete arvab viimast. Ja noh, Paulus muidugi astub väga võimsalt neile vastu ja lükkab nende nõuded tagasi. Aga see on natukene seotud ka ühe laiema küsimusega, millest me põgusalt rääkisime ühes varasemas saates ka seoses Luteriga, aga mis tegelikult nende käskude või Moosese seadusega seoses üles kerkib ja nimelt on selline, ma ütleks, stereotüüp inimeste hulgas veel tänapäevalgi, et kui Jeesus kuulutas sellist radikaalset seaduse vaba religiooni, siis juudid esindasid seaduse või käsu religiooni ja nende arusaam oli siis see, et oma lunastus tuleb kuidagi heade tegudega ära teenida. Aga praegused Jeesuse uurijad, praegune Jeesuse uurimine algas 60. aastate lõpus, 70. alguses, on suhteliselt üksmeelsed selles, et see on päris ebaadekvaatne, pehmelt öeldes ebaadekvaatne arusaam sellest, kuidas juudid seadust nägid. Ja üks siuke teadlane nagu E. Barry Sanders on sellest kirjutanud väga palju, et ta kasutab sellist mõistet nagu lepingu nomism. Nomism on siis see arusaam, et tuleb seadust järgida ja arusaam on siis selline, et tegelikult ka juudid uskusid Jeesuse ajal ja ka hiljem, et see, mis päästab, on Jumala arm, mitte ühesõnaga mingid head teod, mida siis tuleb nii-öelda teenete kogumiseks teha. Aga asi on siis natukene keerulisem ja asi on niimoodi, et see Jumala arm avaldub selles, et Jumal valis Iisraeli rahva välja oma rahvaks. Nii. Ja nüüd koos sellega andis ta siis selle seaduse, sõlmis lepingu, andis seaduse, millest me siin rääkinud oleme, ja selle seaduse mõte pole mitte lunastuse või õndsuse saavutamine, vaid selle lepingu suhte alal hoidmine. Ja see lunastuse pääste pole mõeldud üksikisiku tasandil, nagu Luteri ajal selle üle arutati, eks ole, et mida üksik inimene peab tegema, et õndsaks saada, mis oli Luteri küsimus, vaid see on mõeldud rahva tasandil, Jumala rahva välja valinud Iisraeli ja see rahvas on see, kes saab õndsaks. Ja selleks, et teda siis hoida selles suhtes Jumalaga, selleks siis ta peab järgima seadust, aga see, mis päästab, lunastab, on ikkagi Jumala arm. Ja see loomulikult on teinud selgeks ka ühe asja, mis ma tean, et paljudele luterlastele ei meeldi, aga paraku Jeesuse uurijad ja Pauluse uurijad on väga paljud praegu seda meelt, et Luteri õigeksmõiste õpetus ja Pauluse õigeksmõiste õpetus, üks tugineb teisele, Luter tugineb Paulusele kui varasemale, nad ei ole päriselt kattuvad. Ehk siis teiste seda need probleemid, mille üle Luter ja tema kaasaegsed arutasid, ei ole need samad probleemid ikkagi, mille üle Paulusaegne kogudus arutas või mille üle Jeesuse ajal juudid arutasid. Ja Pauluse puhul on asi nagu väga selge, et seal Galaatia kirjas need missionärid, kes sinna tulid, nad küsisid või nende jaoks oli põhiprobleem siis see, et selleks, et õndsaks saada, peab kuuluma Iisraeli hulka, Jumala rahva hulka. Aga nüüd, kuidas sinna Jumala rahva hulka saada ja selleks oli ette nähtud siis see ümberlõikamine. Aga Paulus vastandub sellega, et ta ei ütle mitte, et seadus on halb või sellest mingit kasu ei ole, aga ta ütleb, et Jumala rahva hulka ei saada ümberlõikamise kaudu, vaid usu kaudu Kristusesse. Aga see on midagi muud kui küsimus üksikisiku õndsaks saamisest, et kas ta teeb häid tegusid ja kogub teeneid või mitte, see on midagi hoopis muud. Nii et lähtepunkt on see, aga Luter näeb seda asja ikkagi hoopis teistmoodi. Ja kuna piiblisõna on meie jaoks primaarne, siis see tähendab seda, et me võime teatud mõttes kriitiliselt ka sellesse Luteri õigeksmõiste õpetusse suhtuda, mitte et me sellest loobuma peaksime, see Luteriku kiriku ju põhiõpetus, aga me peaksime natukene vaatama seda just sellest vaatenurgast, et see, kuidas Luter seda nägi ja kuidas Paulus seda nägi, et see ei ole ikkagi päris üks ja sama. Jah, sest see on oluline kas selle tõttu, et me just nimelt enda jaoks mõtestaksime teatud teemasid ikka ja jälle läbi, olgu see näiteks kas või sakramentaalne pool või vajadus mingite asjade tegemise järgi, mida sageli öeldakse, et meil ei ole seda vaja, sellepärast et me oleme õigeks mõistetud usu läbi ja see just kõik nõnda on, aga et on mingeid asju, mida me ikka aja jooksul peame uuesti nagu ette võtma, nii nagu võiks öelda, et meie oleme täna siin küll selle piibli saate juures nii-öelda
jälle seda lugemas, aga ma arvan, et meie eel on läbi aegade, aastasadade seda tehtud korduvalt ja korduvalt, et kui oleks kõik see võimalik kokku panna, mis 10 kasvu kohta kirjutatud on, siis ma arvan, et need raamatud oleks rohkem kui siin meie ümber olevaid raamatuid. No kindel see. Et mingis ajas ja ruumis ikkagi tuleb jälle ja jälle tulla tagasi ja neid asju meelde tuletada ja mõtestada. Ja kui sa siin sakramentidest rääkisid, siis võib tuua küll paralleeli selle lepingunomismi teooriaga, et sakramendid on vajalikud siis selleks, et hoida inimest selles osaduses Jumalaga, eks ole, et ta kuuluks Jumala rahva hulka, hoida seda alal, aga mitte, et tal on mingid maagilised vahendid, mis iseenesest, eks ole, niimoodi maastavad. Jah, absoluutselt. Et lihtsalt see, et ma armulaual käin, ei tähenda veel seda, et ma päästetud saan, vaid seal peab olema veel üht-teist ja kolmandat juures. Aga samas on see vajalik. Aga samas on see vajalik. No nii, head kuulajad, vaatajad, me oleme selle tänase saate lõpetamas, loodetavasti mitte nii äkki kui eelmine kord, aga me ei taha siin hakata välja mõtlema ka uusi käske selleks, et seda aega pikendada, vaid me siinkohal täna lõpetame ja millised on järgmised teemad, siis kuulake ja vaadake meid ikka ja saate teada ka piiblilainel me püsime. Nii et ilusat päeva jätku või õhtu jätku või hea tööd või tere hommikust vastavalt sellele, millal keegi meid siis vaatab. Aitäh! Aitäh!